Nii, tere hommikust. Tere hommikust. Tervist. Täna on siis meil põnev hetk. Et kõigepealt siis meie lugupeetud doktor Popovilt nii-öelda need kiirteated hetkeolukorra kohta ja ilmselt siis ka seda kokkuvõtet selle 1,5-aastase perioodi kohta. Loomulikult käitumisjuhendid ja prognoosid tulevikuks, eks me kuulame kõik suure tähelepanuga. Palun, Arkadi, põrand on teie. Nii. Aga siis räägime sellest asjast, et praegu olukord on meil, nagu te kõik näete juba ja teate, läks tunduvalt rahulikumaks. Ja ma võin öelda, et suurema tõenäosusega varsti on selline nähtus nagu hädaolukord tervishoiusüsteemis meil lõpeb ja asi muutub juba täitsa tavapäraseks, et võrreldes teiste riikidega me näeme, et kõik riigid siin lähiümbruses liiguvad samas vaimus allapoole ja meie oleme praegu pisut ees, et see on hästi positiivne. Valge raamat näitab, et oleme praegu selles hele-oranžis alas, mis on see tänane ja eks me tegime siin läbi sellise pikka teekonda siin punases ja jõudsime oranži ja nüüd oleme praegu hele-oranžis. Eelkõige tänu sellele, et langeb suremus ja langeb meil ka nakatumise määr. Vahepeal oli murelik selline olukord või muret tekitav olukord, kus me nägime, et hakkas kasvama haigestumine teatud vanusegruppides, eriti koolilaste seas, nende vanemate seas peale koolivaheaega. Tänaseks on see olukord pisut maha rahunenud ja ilmselt mängib rolli ka vaktsineerimise tase Eestis. Vaikselt nende vaktsineeritud inimeste osakaal hakkab kasvama ja koos sellega see soodustab ilmselgelt sellele, et see kõver jookseb allapoole. Et keskmine päevane nakatanute arv viimase 7 päeva jooksul on siin kogu aeg allapoole läinud, aga suhteliselt aeglaselt, aga ikkagi nüüd alla 200 nüüd on juba jõudnud. Ja siis keskmine positiivse testide määr on ka alla läinud ja võib öelda peaaegu normini jõudnud. Nii et see norm on 3 või 4%. Siin on ta praegu 4% juures, pisut kõrgem kui 4%, seisuga 24.05. Ja see iseenesest on väga hea. Et täna epidemioloogid meil ilusti tulevad toime kõikide nende nakatanud inimestega ja ka jälgivad kontaktseid täies mahus. Kontaktseid jälgimisel on praegu Harju regioonis näiteks peaaegu 7000 inimest, keda jälgitakse päevast päeva, kelle helistatakse ja nendega ka räägitakse, et nõustatakse neid ja nii edasi. See töö on suur, aga sellega nad ilusti tulevad toime. Ja R-nakatumiskordaja on vahepeal tõusnud, jällegi soodustas sellele koolivaheaeg ja sellele järgnev periood, aga täna on ta jälle alla läinud, et õnnestus ikkagi seda maha suruda ja erinevates regioonides on ta natukene erinev, aga praegu summaarselt on ta päris ilus, väiksem kui 1 ja Lääne-Viirumaal, nagu te siin näete keskel, oli ta siin praegu vahepeal tõusnud. Mujal isegi Ida-Viirumaal hakkas langema, ta oli ka siin kõrgem kui 1 ja meil oli Ida-Viirumaal tõus ja isegi siin hakkas langema. Eks vaatame alates 31. aga koos sellega, et ilmad läksid paremaks, läks soojemaks ja tegemist on ikkagi sesoonse viirusega. Me oleme tänaseks võime öelda, et me oleme üsnagi kindlad, et mingid järellainet suurema tõenäosusega ikkagi ei tule siin suve alguses ja suurema tõenäosusega meil see hädaolukord
lõpeb mingil hetkel tõenäoliselt paari nädala pärast. Nii et vanusegruppides pilt on selline, et ainult 80-84 vanusegrupis on tõus. See on tingitud väga konkreetsest põhjusest. Lõuna-Eestis, vist Valgamaal, oli üks kolle tekkinud ühes hooldekodus ja mujal olukord läheb kontrolli alla. Nii et väga-väga konkreetne põhjus sellele asjal, miks selline tõus registreeritud on. Mujal aga olukord läks paremaks. Siin tudengid natukene annavad veel tunda, +3% selles grupis 20-24 aastat vana, aga see on suht minimaalne kõikumine praegu. Ja mida Terviseamet prognoosib, siis prognoosid on sellised, et siin jookseb 100 000 kohta. Nii et võib arvata, et umbes 15-16 juuniks on meil alla 100 000 kohta nakatanuid. Võimalik, et isegi kiiremini hakkab see kõver langema, aga hetke dünaamika jälgides võib öelda, et ta enam-vähem läheb täita, see prognoos, mida me siin näeme. Nii et väike foon jääb püsima ja jääb ta püsima kindlasti isegi võib-olla suve lõpuni, sest vaktsineerimine veel käib, ei ole lõpetatud. Tüved, mida tuvastatakse endiselt Suurbritannia tüvi esikohal, rohkem kui 90%, on ilmunud juba India tüvi, on isegi üksikud Brasiilia tüvekandjad olnud siin registreeritud ja Lõuna-Aafrika Vabariigi tüvi siit ja sealt ilmub enamasti Lõuna-Eestis. Põlvamaal on registreeritud kolded sellega, aga massiliselt ei ole need tüved levinud. Kõik need vaktsiinid, mida me praegu kasutame, on efektiivsed selle tüve vastu, mis on meil Eestis enim levinud. Nii et hetkel praegu ei ole põhjust muretseda. Ruth Kalda just lõpetas ja avalikustas Tartu Ülikooli poolt uuringud, mida ta viis läbi järjekordselt. Ja siin on näha, kui palju on positiivseid ja need siin erinevate perioodide kaupa võetud ja näha ka, millised on nende positiivsete patsientide profiilid olnud. Kui me räägime nendest haigetest, kes on sümptomaatiliselt nakkusohtlikud, neid oli kõige rohkem siin kahel perioodil, jaanuaris ja siis märtsi keskel ja hakkas siis langema. Nakkusohtlikud sümptomaatilised tänaseks on läinud, võib öelda, peaaegu nulli. Et on täiesti tunduvalt vähemaks jäänud. Siis nakkusohtlikud asümptomaatilised, tegelikult protsentuaalselt see läks ka allapoole, et siin selles uuringus on neid ka suht vähe. Ja siis piisavalt palju, aga läheb ka väiksemaks, ka see number on jääkpositiivsed. Need on inimesed, kellel viiruse jäägid veel leitavad, viiruse RNA on leitav ninakaabest, aga samas tervikuna eluvõimeline viirus sealt leitav ei ole. Ja PCR selle testi käigus tuleb see välja, seal on teatud tsüklide arvud, mida läbib aparaat, kui otsib viiruse RNA sellest materjalist, testimismaterjalist. Ja mida rohkem neid tsükleid peab see aparaat läbima selleks, et tuvastada RNA-d, seda suurem tõenäosus, et tegemist on mitte eluvõimelise viirusega ehk siis RNA jääkidega. Et selliseid inimesi on veel suhteliselt palju ja ilmselt me neid registreerime veel ka suvel, kohe kindlasti suve jooksul. Sest see võib püsida kuni 2 kuuni või isegi rohkem. Et selline jääkpositiivsus, seda ei pea tegelikult kartma, inimene nakkav ei ole, kui ta on jääkpositiivsus. Nii et see on lihtsalt keemiline fenomen pigem kuivõrd bioloogiline probleem. Ja siis antikehade levimuse hinnang. Nüüd on siin hinnanguline absoluutarv, eks see on ekstrapoleerimine
on tuvastatud teatud patsiendid, kellel valimis oli, kui ma ei eksi, mingi 3000 inimest umbes ja siis ekstrapaleeritud tervele Eesti populatsioonile, kui palju neid patsiente võiks olla või neid inimesi võiks olla, kellel antikehad veres on olemas. Ja siis jällegi selline hele sinine või roheline, mis ta on, see värv on siin tulp neid, kes on läbi põdenud ja nendel antikehad olemas, mis moodustab circa 10% populatsioonist ja neid on circa 120 000, 130 000 inimest Eestis, kes on läbi põdenud. Noh, meil on reaalselt neid, seda on täpselt teada, kui palju on neid meil läbi põdenud inimesi, circa 130 000. Pärast sellest räägime. Siis on veel teatud osa inimesi, kes arvasid, et nad ei ole põdenud mitte kunagi ja samas nad ei ole vaktsineeritud. Need tegelikult olid asümptomaatilised kandjad või nendel olid minimaalsed sümptomid, mida nad ise ei märganud, ei arvanud, et tegemist on koroonaviirusega ja mingi väike kurguvalu, väike nohu, mis läks üle ja tegelikult nendel on antikehad olemas. Et see on veel omajagu rohkem kui 15% populatsioonist. Ja siis on läbi põdenud ja vaktsineeritud väike kiht, neid tuleb juurde vaikselt. Ja siis on vaktsineeritud 1 doosiga ja vaktsineeritud 2 doosiga. Nii et kokkuvõtteks meil on 525 000 umbes, mis on siis täiskasvanutest peaaegu 50%, kes on vaktsineeritud, kes on immuunsed isikud tänaseks Eestis. See number ei ole väga halb, ta ei ole super hea, aga ta ei ole väga halb ja ta juba võimaldab meil omada kaitset selle viiruse eest. Ja see on niisugune palju lubadusi antav. Ma ütlen, et 80% immuunsust annab meile juba kollektiivimmuunsust tegelikult. Kui meil on 80%, kes on immuunsed inimesed riigis, siis see haigus enam probleem ei ole ei meie tervishoiusüsteemi jaoks ega ka otseselt inimeste tervise jaoks. Sest hästi üksikud inimesed, kes haigestuvad ja õnnestub sellist laialdast levikut ära hoida. Tänane seis on ka päris soodne. Lisandus tänase hommikul sain raporti ja siis lisandus 144 uut nakatanut eilse päeva jooksul. Ja meil järjekordselt langes keskmine nakatumise määr 100 000 kohta. Et täna on ta siis 210 ja jätkuvalt langeb. Vahepeal oli väga aeglane langus, isegi väike tõus, aga siis on nüüd ta praegu jätkuvalt langeb allapoole kogu aeg iga päevaga. Ja siin on tumedamad maakonnad Eesti kaardil on need, kus nakatumismäär on ikkagi endiselt kõrge. Siin saab võrrelda, millised probleemsed kohad meil Eestis on. Et Valgamaa on praegu esipositsioonil nakatumise osas, siis järgneb Ida-Virumaa ja sellele järgneb siin Pärnumaa, Põlvamaa ja pärast siis juba Harjumaa. Ja tegelikult need kohad Ida-Viru on kõige vähem vaktsineeritud maakond meil Eestis ja see on juba probleem. Aga vaktsineerimise kiirus on meil praegu selline keskmine, ei saa öelda, et me väga kiiresti vaktsineerime. Kõige halvemad tulemused ja kõige madalam tase intensiivsus vaktsineerimisel ongi Ida-Virumaal, kus kogu aeg on meil vabad vaktsineerimise ajad ripakil ja me teeme digiregistratuuris need ajad lahti, kui Harjumaal, mujal Eestis need ajad kaovad tundidega, siis näide meil oli siin sellel nädalavahetusel see vaktsineerimise aegade ülespaneku kampaania, kus me panime kokku rohkem kui 30 000 vabu aegu vaktsineerimiseks, siis õhtuks näiteks
pühapäeva õhtuks meil kõik ajad olid läinud Tallinnas, Harjumaal ja läänepiirkonnas, aga siis Ida-Virumaal hommikuks esmaspäeva hommikuks oli 1800 vabu aega. Et inimesed väga aktiivsed ei olnud, ei registreerinud ennast ja kui kokku Eestis esmaspäeval hommikul oli 2400 vaba aega, siis nendest 1800 oli Ida-Virumaal. See ühelt poolt võib soodustada sellele vaktsineerimisturismile, aga see on teiselt poolt näitab, et kohalikud inimesed ei ole väga aktiivsed. Oleme nendele teinud siin proaktiivseid kampaaniaid ja ise rääkisin nendele ajakirjanikutele esmaspäeval ka sellest, need ajakirjanikud, kes töötavad Ida-Virumaal, Narvas ja siis Jõhvis, pisut propageerisime vaktsineerimist, aga inimesed suhtuvad äärmiselt skeptiliselt vaktsineerimisesse ja üldse haigusesse. Päris keeruline sellest üle saada ja midagi siin teha ei ole, eks me siis proovime erinevate boonustega seda asja stimuleerida. Ja siin graafikud näitavad, et vaatamata isegi sellele ka Ida-Virumaal olukord läheb vaikselt kontrolli alla, et see hakkab langema ja Valga täna juba pisut kõrgemal positsioonil kui Ida-Viru, aga praktiliselt samas kohas, samas punktis nad on ja Harjumaa langeb ilusti, Pärnumaa hakkas langema. Nii et Põlva pisut tõuseb, aga need on sellised üksikud episoodid. Ja haiglas või haiglates on täna rahulik ja need numbrid, mida te siin praegu näete, siin on lõunaregioon üleval, nagu tavaliselt all on põhjaregioon. Põhjaregioon kogu aeg meil võib öelda põles kevadel. Kõige rohkem haigeid oli siin Tallinnas. Nüüd olukord muutus vastupidiseks, et meil just lõunaregioonis 91 patsienti ja põhjas ainult 33. Ei saa öelda, et see on tappev koormus lõunaregiooni jaoks muidugi, aga lihtsalt seal haiget on rohkem kui põhjaregioonis. Nii et Narva haigla, siis Ida-Virumaa Keskhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum on need kohad, kus haiged täna ravil viibivad. Ja põhjaregioonis meie haigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, mis on vabariikliku tähendusega nakkuskeskus siin Eestis, siin ongi COVID patsiendid tulevikus, 20 haiget täna hommikul oli sees. Pilt on päris rahulik, mõned haiged on veel Pärnu haiglas, üksikud haiged jäänud veel regionaalhaiglasse, neid kirjutatakse välja. Ja Ida-Tallinna Keskhaigla paneb oma osakond kinni, COVID osakond kinni alates ilmselt reedest ja jäävad seal üksikud palatid lihtsalt selleks, et kui mõni patsient tekib, profiilne haige, näiteks kirurgiline haige, keda vaja opereerida, kes osutub positiivseks, tema peab leidma endale kohta ka haiglas. Ja sama pilt on ka regionaalhaiglas, kus 6 kohta on jäetud profiilsetele haigetele. Tuleb südamelihase infarkt, kes on positiivne või apenditsiid, kes vajab lõikust, positiivne. Nendele need kohad peavad olema tagatud. Ja lisaks sellele on need spetsiifilised kohad. Meie majas on nad günekoloogilised ja sünnitusabikohad, 6 voodikohta ja PERHis on need psühhiaatrilised kohad. Seevaldis, kus peavad olema kohad tagatud positiivsetele patsientidele. Ida-Tallinnas on silmahaigused ja siis sünnitusabi günekoloogia samamoodi. Et sarnane lähenemine Tartus psühhiaatrilised voodikohad ja sünnitusabi voodikohad. Ja intensiivravi osas on ka olukord päris ilus. 3 haiget ainult hommikul oli intensiivravis 3. etapis regionaalhaiglas ja needki varsti kirjutatakse välja. Nad paranevad, kõik läheb korda. Kõige rohkem haigeid on lõunaregioonis, Ida-Virumaal ja Tartu Ülikooli Kliinikumis. Aga usun, et ka seal hakkab asi rahunema varsti. Nii et igati positiivsed tulemused ja positiivsed uudised, osakonnad lähevad kinni, voodikohad pandakse kinni ja kriisis me tuleme nüüd pidulikult välja. Ja koondandmeid tänaseks on siis esmaseid positiivseid haigeid oli meil peaaegu 130 000 tänaseks. Haiglaravi 7500 vajas kokkuvõtteks alates eelmise aasta epideemia algusest
kaotasime 1230 inimest selles võitluses ja tänaseks vaktsineeritud juba 450 000 inimest. Ja iga päevaga lisandub meil umbes lisaks veel circa 10 000 inimest, keda vaktsineeritakse päeva jooksul Eestis. Nii et probleemiks on vaktsiinide tarned endiselt, et meid veab alt Pfizer, regulaarselt veab alt Janssen, Johnson & Johnson. Arvestasime, et need tarned on päris head ja lähevad aina paremaks. Aga kahjuks ja selle alusel planeerisime ka meie suurvaktsineerimise kampaaniat. Aga kahjuks nüüd järgmise nädala tarned võivad olla Pfizeri osas üsna tagasihoidlikud. Janssen üldse ei tarninud ühtegi vaktsiini meil siin selle nädala jooksul ja nii see jätkubki. Ja siin on küsimus selles, et need firmad lubavad, et pigem siis summaarsel kvartali tarned püsivad samad. Aga see tähendab seda, et meil on näiteks kuu lõpus järsku hästi palju vaktsiini, aga kuu alguses on neid vähe. Ja see on väga halb. Me ei saa planeerida suurte vaktsineerimiskeskuste tööd väga efektiivselt. Et see võib olla selline natukene kaootiline. Me kindlasti siin meedias on tegelikult kogu aeg see teema üleval. Ma tean, et Paavo Nõganen on see inimene, kes meil natukene ärritab meediat, massmeediat sellega, et vaktsiinid seisavad ja see on selline ääriv olukord muidugi, kui selline sõnum tekib. Mida ma võin öelda? Vaktsiinid seisavad ja need vaktsiinid on AstraZeneca vaktsiinid, mis seisavad. Neid on siin vahepeal olnud 50 000 doosi, mis olid ilma selleta, et keegi neid sooviks. Et see on probleem. Inimesed ei taha seda vaktsiini endale. Ja need vaktsiinid on olemas perearstikeskustes, aga nõudlus on nulli lähedal. On meil tekitatud üks eraldi keskus, mis oli mõeldud just AstraZenecale siin Harjumaal ja mõtlesime seda ka Tartus tekitada. Üks erapraksis sellega hakkab tegelema, aga vaatame, et seal suurt aktiivsust ka ikkagi ei ole. Ma ei välista, et AstraZenecat hakkame annetama teistele riigidele, kes sellest on rohkem huvitatud. Ja siis, mis puudutab neid Pfizerit ja Janssen Moderna vaktsiini, siis natukene võib öelda, siin on selline spekulatsioon, et kui me räägime sellest, vaktsiinid seisavad, sest vaktsiinitarne toimub nädala alguses ja tuuakse vaktsiini terveks nädalaks. Mitte nii, et vaktsiin tuleb iga päev, näiteks Euroopas meile või Ameerikast, aga ta tuleb üks kord nädalas terveks nädalaks. Ja terve nädal on planeeritud vaktsineerimiseks. Nii et jah, nädala alguses tekib mulje, et vaktsiini laos liiga palju ja justkui ta seisab. Aga tegelikult ta ootab oma inimest, kes peab seda saama ja kes tuleb nädala jooksul vaktsineerimisele. Nii et need lauseisud kõiguvad nädala jooksul. Aga mida me kindlasti võime öelda, et need vaktsiinid ei seisa. Meil on tõsine vaktsiinide defitsiit Eestis ja kasutatakse kõik, mida võimalik on üldse. Näide Kaja kultuurikeskuse kohta, kus meil on vaktsineerimiskeskus. Meil on päevas olnud siin võimalik eelmisel nädalal vaktsineerida 810 inimest päevas. Iga päev 810 oli vaktsineeritud, et ükski vaktsiin raisku ei läinud. Ja ainult ühel päeval juhtus niimoodi, et ei tulnud, kui ma ei eksi, 8 inimest vaktsineerimisele ei leidnud asendajaid. Aga muud päevad kõik olid sellised, kus üles puudutas vaktsiini Janssen, mitte Pfizerit. Et ei õnnestunud leida inimest, kes seda Janssenit soovib, aga kõik muud päevad seda õnnestus teha ja sellel nädalal vaktsineeritakse juba 850 inimest iga päev seal keskuses. Nii et sellised lood sellega. Ja kui rääkida vaktsineerimisest, siis pilt muidugi ei ole super ilus täna. Kui mõni kuu tagasi pilt, mida näitasin, oli selline, kus Eesti oli 3. positsioonil Euroliidus, siis täna me oleme kuskil lõpus seal.
et meil on siis vaktsineerimise tase 0,64 100 000 kohta ja 7-päevane keskmine. Nii et see number ei ole väga hea, väga ilus. On olemas riigid, mis on tunduvalt ees ja meie kõige suurem probleem on vaktsiinide tarned praegu. Mitte see, et vaktsiinid puuduvad, vaktsiinide tarned ja lisaks sellele, et AstraZeneca kasutamine muutus praktiliselt nulliks või ei saa öelda päris null, aga seda kasutatakse väga vähe. Nii et AstraZeneca imago on tunduvalt ja tugevalt kannatada saanud ja tänu sellele siis meie vaktsineerimise tase hakkas peatuma ja me ootame Pfizerit, Janssenit, Modernat ja sõltume nendest vaktsiinidest kõige rohkem. Viimased uudised, kui võib-olla te olete juba nendega tuttavad ka, et kui me räägime immuunprofülaktika ekspertkomisjoni soovitustest, siis siin on need soovitused toodud erinevate vaktsiinide kohta. Et läbi põdenud, neid tuleb vaktsineerida 1 doosiga, siis kui läks mööda 6 kuud alates tervenemisest ja siis peale seda vaktsineerimise kuur loetakse lõpetatuks. Ja ka siis, kui COVID-haiguse läbipõdemisest möödunud rohkem kui 6 kuud, vaktsineerida peab vaid 1 doosiga, et ei pea 2 doosi tegema. Sellest johtuvalt tegelikult me juba peame planeerima revaktsineerimise protsessi tulevikus ja praegu ikkagi käib veel nende põdenud inimeste vaktsineerimine ja mõned ei tule praegu veel vaktsineerimisele sel põhjusel, nad on läbi põdenud lähi 6 kuu jooksul, lähi poole aasta jooksul ja siis nad ei tule praegu, ootavad veel, millal see 6 kuud saab läbi. Ja siis, kui inimene haigestub 2 nädala jooksul pärast esimese doosi saamist COVID-isse, siis tema on meie jaoks läbi põdenud ja tema peab 1 doosi saama alles siis, kui 6 kuud läheb mööda. Et siis jällegi vaktsineerimise kuur on lõpetatud. Ja siis, kes on vaktsineeritud 1 doosiga ja kes haigestub rohkem kui 2 nädalat pärast esimese doosi, kuid enne seda, kui ta 2. doosi sai kätte. Ja temale ei ole vajalik seda 2. doosi manustamist korraldada, tema piisab sellest 1 doosist, mida ta sai enne seda ja tema on ka lõpetatud vaktsineerimise staatusega. Ja siis, kui me räägime sellest segatüüpi vaktsineerimisest erinevate vaktsiinidega, siiamaani puudub tõenduspõhine materjal selle kohta, et saab kombineerida erinevaid vaktsiine, aga kui rääkida siin näiteks puukentsefaliidi vastasest vaktsiinist, praegu reklaam väljas, mõned asutused aktiivselt vaktsineerivad puukentsefaliidi vastu, siis soovitatakse, et intervall nende erinevate vaktsiinide vahel oleks vähemalt 2 nädalat. Et siis saab teha näiteks COVID-i vaktsiini või puukvaktsiini pärast SARS-CoV-2 vaktsiini. Ja siis, kui on väga vaja, inimene sõidab ära näiteks ja tal on suur vajadus ennast vaktsineerida väga kiiresti, mingi jahiperiood algab, ma ei tea, peab metsa minema, siis seda saab teha ka varem, aga siis soovitatakse, et erinevates sõelavartes neid vaktsiine peab tegema. Ja muidugi see puudutab puhtalt juba meedikuid ja vaktsineerimiskeskusi, et meil on hea uudis see, et Pfizer nüüd säilib kaua aega külmkapi temperatuuri juures 2–8 kraadi, 31 päeva. Et see on nüüd võimaldab juhul, kui isegi meil Pfizerit tulevikus kunagi võib-olla väga palju, siis ei ole probleemi, kui näiteks meie vaktsineerimiskeskused hoiavad seda külmkapis ja ootavad, millal patsient tuleb. Need tingimused ei ole nii karmid ja vaktsineerimine toimub lihtsamal moel. Aga täna see ei ole teema. Täna Pfizer lendab silmapilkselt minema, kui ta tekib Eestis, et ta kaob ära väga kiiresti ja läheb kõik lavarde. Nii palju siis
vaktsineerimise teemadest ja põhimõtteliselt kõik, ma arvan, et me kõik saame aru, et kõige hullem asi on nüüd selja taga ja nüüd ootame, millal lõplikult saab normaalset elu elada, aga selleks, et normaalset elu täielikult naudida, on vaja ennast vaktsineerida ja siis oleks olemas vaktsineerimise pass, mis võimaldab vabalt liikumist, kaasa arvatud reisimist ja ma ei välista, et siis, kui vaktsiinide tarned head ja vaktsineerimine on täiesti vaba igale ühele inimesele Eestis ja seisavad vabad ajad, siis võib juhtuda, et vaktsineerimispass muutub oluliseks meie elu komponendiks, kus inimene pääseb selle passiga teatud soodsatel tingimustel üritustele või siis kinno või kuhu iganes veel, et see võib juhtuda tuleviku perspektiivis, aga see perspektiiv on ilmselt 1,5–2 või lausa 3 kuud, mitte varem. Ja kui rääkida prognoosidest, siis see on selline küsitav alati, see kolmas laine, sellest paljud räägivad ja see on spekulatsioon, kas ta tuleb või ei tule, eks ta tuleb. Et see viirus jääbki ringlema veel sellel aastal kindlasti ja jääb ringlema veel tulevikus, aga sõltuvalt sellest, kui hästi me oleme vaktsineeritud ja mis tüvi meid külastab, sellest sõltub selle kolmanda laine ulatus ja raskus. Kui tüved, mille vastu me oleme immuunsed, siis ei ole probleem. Tüved, mille vastu me ei ole immuunsed, siis see on probleem. Ja nii ta ongi. Palju sõltub sellest ja sageli see on ettearvamatu, täna raske öelda, aga mida rohkem vaktsineeritud inimesi ja teatud riikides, juhul kui sinna satub viirus, läbi põdenud inimesi ja see viirus jääb sinna ringlema, ta adapteerub nende immuunsete süsteemidega ja hakkab oma elu elama, hakkab modifitseeruma rohkem, nii et tema on ka tark ja nutikas see viirus, nii et tema tahab elada edasi. Aga vaatame, ega muud ma ei oska küll praegu prognoosida. Aitäh. Niimoodi, suur tänu, aga küsimused, palun, rahvas, võimalik küsida. Sest praeguste prognooside järgi on doktor Popoviga meil nüüd siis selle seeria viimane esinemine ja annaks jumal, et ei tuleks mingisugust tõusu, et me peaksime uuesti hakkama rääkima rindeteadetest ja olukorrast. Aga Arkadi, natukene on ikkagi seda vasikavaimustust märgata, et mida peaks nüüd ikkagi muretsema ja kuidas peaks konkreetselt käituma nüüd lähinädalatel ja aegadel, mis meil siin tulemas on? No suured üritused on need asjad, mis võivad olla probleem, juhul kui praegu see nakatamise määr on ikka suhteliselt kõrge ja samas vaktsineerimise tase ei ole veel väga kõrge. Nii et need on need asjad, mis on riskikohad ja igasugused suvepäevad ja siis konverentsid, kus inimesed võivad olla mitte vaktsineeritud ja samas haiged, et need endiselt moodustavad riski meie jaoks ja sellega peab arvestama. Et kui keegi peab midagi sellist korraldama, siis kindlasti arvestada osalejate hajutamist saalis, võib ka uurida, kas vaktsineerimise staatus ja kui inimesed on kõik vaktsineeritud tõesti või immuunsed, siis tõesti ei pea võib-olla ka maski kandma siseruumides, et selle peale võib vaikselt mõelda. Ametlikult ta ei ole veel meil lubatud, aga selles suunas me liigume. Ja samas, kui vähemalt üks inimene, kelle staatus on ebaselge või ta ei ole immuniseeritud kohe kindlasti, immuunne ei ole, siis maskid on endiselt kohustuslikud ja kõik need infektsioonikontrolli reeglid kehtivad endiselt. Et see, praegusel hetkel me oleme seal murdepunktis, kus ilmselt varsti me saame loobuda maskidest ja võime öelda, et me elame juba peaaegu normaalset elu edasi. Pärast on jälle raske maskid ette panna, et sügisel juhul, kui seda läheb vaja.
aga ma usun, et teine kord on juba lihtsam kui oli esimene kord. Inimesed seda rahulikumalt võtavad vastu. Et neid arvusid vaadates muidugi esimene arv, see surmade arv ikkagi on päris sünge selle poolest vaadates, et iga 6. inimene, kes haigla uksest sisse läks, on tulnud surnukuuri kaudu välja. Nii ta on ja need on enamasti vanemad inimesed, kusjuures ma pean ütlema, et ka selle epideemia käigus ja tervishoiu kriisi käigus, et me täna ikkagi võime konstateerida, et meil ei olnud päris tervishoiualast katastroofi täies mahus, aga ta oli väga raske tervishoiusüsteemi kriis. Katastroof oleks ta siis, kui meil oleks kannatada saanud ka erakorraline abi täies mahus või osalises mahus. Me täna võime rääkida, et meil sai kannatada tugevalt plaaniline ravi ja meil on saanud kannatada need inimesed, kellel oli COVID ja tekkis nende liigsuremus. Nii et see on üks probleem. Aga see oli raske tervishoiualane kriis. Ja samas ma pean ütlema, et selle kriisi olukorras nii või naa, aga me pidime tegema, ma mõtlen meedikuid, pidime tegema raskeid valikuid. Rasked valikud selles osas, kui otsustada, kes tõesti nendest haigetest, kes meil viibivad osakonnas ja kes hingeldavad, peavad minema 3. astme intensiivravisse narkoosi hingamisaparaadi alla või kes ei pea sinna minema. Ja need rasked valikud on konsiliaarsed valikud, siis kui erinevatest arstidest koosnev konsiilium peab selliseid otsuseid tegema, arvestades erinevate asjaoludega, sellega, et kuivõrd vitaalne inimene oli siiamaani, et kuivõrd hästi ta sai eluga hakkama, millised kaasuvad haigused ja potentsiaalne kasu sellest raskest pikaajalisest intensiivravist võib tema tervisele tuua, kui palju parandada reaalset prognoosi sellel patsiendil või saada parandada prognoosi. Ja kogemus kasvas iga päevaga intensiivraviarstidel, kes oskasid tegelikult väga täpselt hinnata inimeste seisundi ja selle haigusloo anamneesi alusel, kes see haige, kes on parema perspektiiviga ja kes mitte. Mis tähendab seda, et intensiivravi toob kaasa ka vaevusi inimesele ja kui ta ei paranda mitte kuidagi prognoosi, ta pikendab vaevusi inimesel, siis ta iseenesest ei ole asjakohane, et sellega peab ka arvestama. Nii et need on keerulised valikud, mida kahjuks selle epideemia käigus oli vaja teha meedikutel ja selle taga on kaasa arvatud need kõrged numbrid, inimesed kõrges vanuses ja paljude kaasuvate haigustega, kellel COVID osutus siis surmavaks. Et muidu nad võib-olla elaksid veel aasta, võib-olla pool aastat, keegi nii ja naa, aga COVID pani lõpu. Nii et me võime kindlalt väita, et see COVID on selles mõttes kurjus küll. Kuidas on lood lastega ja noortega? Kas meil laste hulgas surmasid on olnud? Ei, jumal tänatud, mitte. Ja meil on kõige noorem inimene, kes suri, kui ma õigesti mäletan, 32 aastat vana inimene ja ka kasvavate haigustega ja sügava alaarenguga ja selline probleemne patsient, aga laste seas ei olnud ühtegi surmaga lõppenud juhtumid, aga mis on olnud, meil on ka täna lastehaiglas siin olnud viimaste päevadeni üksikud patsiendid sees. Need olid nakatunud lapsed, kellel oli põhihaigus, mingi muu haigus, mitte COVID, aga muu pediaatriline probleem, millega nad pidid haiglas viibima. Rasket kulgu lastel meie ei näinud, mitte ühtegi last, kes oleks vajanud intensiivravi 3. astet, meil ei olnud.
aga lastel esinesid COVID järgsed tüsistused ja need COVID järgsed tüsistused on selline süsteemne põletikuline sündroom, mida nimetatakse veel Kawasaki sarnaseks sündroomiks. On olemas Kawasaki sündroom. See on süsteemne põletikuline reaktsioon infektsioonile, mis võib esineda suht harva, üks 10 000 kohta, üks 15 000 kohta lastel peale mingisugust põletikulist protsessi. Seda Eestis on esinenud ka varem. Aga seoses COVIDiga hakkasid tulema just need lapsed, kellel tekkis Kawasaki taoline sündroom. Sarnased sümptomid, nahakahjustus, veresoonte põletik, südamepõletik, siis siroossete kelmete põletik, see on siis pleura põletik ja siis võib-olla ka ajupõletik, meningiit ja meningoentsefaliit, autoimmuunne. Et see on autoimmuunne protsess, kus inimese immuunne süsteem hakkab ründama inimest, kes ja tema kudesid, vaatamata sellele, et need kued on tegelikult omad, aga viirus muudab immuunse süsteemi vastuse. Ja seda me näeme mitte ainult lastel, seda me näeme ka täiskasvanutel. Et meie haiglas täna näiteks 3. astme intensiivravis on üks patsient, 52 aastat vana mees, kes saabus meie haiglasse koomas ja krambisündroomiga. Ta tuli epileptilises staatuses, ehk siis krambitas kogu aeg, oli teadvuseta, ta oli narkoosi viidud, krambivastane ravi alustatud, oli tehtud kompuutertomograafia normis, oli tehtud magnetuuring normis, liikvari funktsioon normis, minimaalsed muutused. Ja siis elektroentsefalograafias oli näha, et kogu aeg käib edasi tema krambi aktiivsus, epileptiline aktiivsus. See oli nüüd ravimitega maha surutud, neuroloogidega arutasime ja leidsime, et tegemist ilmselt on autoimmuunse aju kahjustusega peale COVIDit. Ta oli COVIDit põdenud kuu aega tagasi ja sellest paranes. 3-4 nädalat läheb mööda ja selline asi tekib. Ta ei ärganud ja ei ärganud ta kuni selle hetkeni, kui me alustasime aktiivset autoimmuunse entsefaliidi raviprotsessi. Ehk suurtes annustes tema saab solumidrooli, mis on hormoonravi, pulsteraapia, niinimetatud impulsteraapia. Ja selle järgselt ta tegi silmad lahti, ärkas üles, täna läheb üle neuroloogia osakonda. Nii et sellised tüsistused meile praegu tulevad, COVID järgsed tüsistused. Need ei ole super palju, aga näiteks meie neuroloogia osakond siin Lääne-Tallinna Keskhaiglas spetsialiseerub autoimmuunsetele kesknärvisüsteemi tüsistustele, COVID järgsetele tüsistustele ja üle Eesti tulevad meile siia haiged, et neid ravida. Kahjuks seda esineb ja meil iga päev on vähemalt 2-3 sellist patsiendi ravil, kellel sellised tüsistused esinevad. Nii et COVID ühelt poolt kahjustab tervist otseselt, kahjustades kopsu ja siis tekitades tromboosi väikestes veresoontes, aga ta võib provotseerida ka kaugtüsistusi, need on autoimmuunsed tüsistused. Selline üsna vastik haigus. Selge, üsna vastik haigus. Nüüd tänu doktor Popovile ja sellele, et Anti on ilusti kõik need meie hommikuklubid lindistanud, on meil kujunenud ja kokku tulnud üks huvitav materjal. Ja neid lindistusi ka tänasest paneme lindistuse üles, neid tasub vaadata, eriti need, kes tahaksid niimoodi täiuslikumat pilti sellest toimunust saada. Näiteks eelmise korra tabelites, mida doktor Popov meile näitas, võrreldi nakatumist 17. ja 18. nädalal. Ja sealt andis lugeda välja niisugused huvitavad näited.
Ühesõnaga üle kolmandiku, peaaegu 1,5 korda oli nakatumine vähenenud vanemaealistest grupist ja nakatunuid oli 18. nädalal 400. Nüüd, kui hakkasid sealt tabelilt vaatama noori kõrvalt, seal kuni 20 aastani, siis sellel grupil nakatumise vähenemist võrreldes 17. ja 18. nädalat ei olnud. Aga mis oli? Ühesõnaga noori, haigeid ja nakatunuid oli 18. nädalal täpselt sama palju kui selles vanemas grupis. 400 noort inimest. Ma kahjuks muidugi ei tea, kui palju meil on kuni 20-aastaseid inimesi ja kui palju on Eesti rahvastikus üle 60-seid. Aga tõenäoliselt on need vist väga võrdsed numbrid, et ega Arkadis sa ei tea, kuidas see vanuseline jaotus meil rahvastikus on? Iseenesest ma võin võib-olla praegu näidata ühte tabelit, vaatan arvandusest, et kui me räägime rahvastikust jaotusest ja kohe ma leian, kui palju keda meil Eestis on üldse, aga see on ka vaktsineerimise kontekstis, siis mis siin, üks hetk ma teen screenshoti sellest. Ja siis jagan seda pilti. Saab täiega teha. Nii, et siin on näha, mis on tänane olukord vaktsineerimisega ja siin on näha, kuidas on ära jaotatud vanusegrupid meil Eestis. Et siin sisuliselt vanus 80+ on meil täna Eestis 77 500 inimest, 70, 79, 111 000 ja nii edasi ja 0,17 on 257 000, et neid on tegelikult kõige rohkem võrreldes teiste vanuste gruppidega ja noored inimesed 18–29, 170 000 moodustavad. Et need numbrid on sellised ja praegu nakatumise määr võib korreleeruda pigem sellega, kes on kõige aktiivsemad inimesed, kes rohkem liiguvad ringi. B on see, et kui palju nendes vanusegruppides on neid inimesi, kes on vaktsineeritud ja mida rohkem on vaktsineeritud selles vanusegrupis, seda väiksem risk nakatuda ja haigestuda ja ka raskelt haigestuda. Et praegu on pilt selline, kus kõige vähem, see on tänase seisuga pilt, kõige vähem vaktsineeritud grupp on need noored, keda on 170 000 ja muidugi lapsed. Need on veel vaktsineerimata, sest ei ole lubatud neid vaktsineerida, ei ole soovitatud. Selles suunas me alles liigume. Ja siis vanusegrupis 30-39, keda on 200 000 inimest praktiliselt, vaktsineerimist aastas 25%. Et siin on suhteliselt palju potentsiaali selleks, et nakatuda, aga kuna üldine foon läheb alla praegu, tänaseks on ta tunduvalt alla läinud, siis riskid on ka kahenenud ja läinud alla ja siis me võime öelda, et praegu olukord sõltumata vanusegruppidest stabiliseerub ja kõige kõrgemad numbrid nakatumise osas on ikka need noored inimesed. Et see on loogiline, kuna nad vähem vaktsineeritud ja nad on väga aktiivsed. Nad liiguvad ringi, sotsialiseeruvad, räägivad, kohtuvad töö juures teiste inimestega ja koos sellega tekib nakatumine. Nii et selline loogika sellele asjale. Nii, palun, kas on veel küsimusi? Palun, on kedagi tulemas? Kõik on selge, doktor Arkadi. Soovime
et vähemalt Arkadi Popovi jaoks tuleks suvi, et sa saaksid puhata, hinge tõmmata. Aitäh selle töö eest, mis meie jaoks ja meie heaks on tehtud ja aitäh selle suure panuse eest, mida Arkadi Popov kogu Eestimaa rahva ja Eestimaa inimeste jaoks on teinud. Et loodame, meil on alati meeldiv kohtuda, aga loodame, et COVID seda vajadust meile lähitulevikus ei tekita. Kui midagi peaks minema halvasti, siis loodame, et Arkadi on meie hommikuklubis jälle kohal. Palju edu ja suur tänu. Suur tänu teile ja suur tänu tähelepanemast. Aitäh. Edu teile, tervist. Aitäh. No paar sõna veel ka muudel teemadel. Võtame kõigepealt selle Ida-Virumaa, mis meil siin kõvasti kõlas. Ja meil on olnud hästi töökad päevad Incotemsi koolitamisel. Ja kui Ida-Virumaast oli negatiivne jutt praegu ühtepidi, siis mina saan minna Ida-Virumaast rääkima ja rääkida väga positiivses vaimus. Meil esmaspäeval, teisipäeval oli suure osavõtjaskonnaga Incotemsi venekeelne koolitus ja näete meie kuulajate tänaste osaliste hulgas on vägev mees, on Jefim Aljoškin. Jefim Aljoškin on Ida-Virumaa ettevõtluskeskuse spetsialist ja projektijuht ja ettevõtlusjuht. Ta komplekteeris ilusti tugeva korraliku grupi. No meil oli veel täiendav hea meel sealt juures, et see kursus osutus rahvusvaheliseks, et osavõtjaid oli tervelt 2 meie naaberriigist. Niisugune naaberriikidega ingliskeelsele kursusele on tekkinud siin registreerujad Lätist ja me oleme selle tähtsa probleemiga nagu Incotemsi kasutamisoskused muutumas siin ka oma tarkust rahvusvaheliselt jagama. Nii et Jefim, palju tänu ja peale hommikuklubi jätkame oma lõppenud kursuse jagamistega. Suured tänud ja loodame, et tulevikus üritame veel gruppe kokku panna nii venekeelsed kui ka eestikeelsed siit Ida-Virumaa ettevõtete jaoks. Meeldiv kogemus igatahes. No meeldiv kohtumine Jefim oli ka sinuga, nii et see oli tõesti uhke ja väga elegantselt sinu poolt korraldatud. Aitäh. Kõike head ja suured tänud sullegi. Nii, meil oli sellel nädalal veel üks niisugune põnev üritus ja sellelt me ei reklaaminud seda. Meil on Itaalias on lepingupartner Alessio Franconi, ta elab Torinos ja ta on aktiivne mees ja korraldas siis Torino linna kaubanduskoda ka meie siis tagasihoidlikul abil. ICC Eesti oli ka seal siis korralduspartner. Korraldas möödunud nädalal Eestit tutvustava ürituse. Ja Eestit siis tutvustasid või kogu seda üritust ühelt poolt Alessio Franconi, kellega meil on niisugused tööalased suhted, siis ülevaate andis Eesti võimalustest ja asjadest Tambet Made, kes seal esines. Ja nüüd olid siis veel Eesti poole pealt esinema kutsutud ja esinema nõustunud Alpi Eestist Tiit Roos või Alpi Eesti juhataja ja see oli osavõtjatele niisugune päris põnev, sellepärast et Alpi Eesti on meie liikmesfirma, aga Alpi Eesti on ühtlasi suure ja eduka Itaalia ekspedeerimisfirma Alpi tütar ja sõsarfirma. Ja itaallastel oli muidugi huvitav kuulata, kuidas siis teise itaallase poolt siia rajatud ettevõttega uljalt tegutseb.
Eestist ja oma tegemistest rääkisid siis Ats Salbe, Nortal Eesti juhataja ja Piret Mürk-Duboo Tallink Grupist. Neid kuulati. Kõik materjalid ja kavad ja neid jagati välja itaalia keeles, aga üritus ise oli ingliskeelne ja ma ei tea täpselt, me paneme väikese uudise ka sellest üles, et palju siis oli seda Itaalia poolset osavõttu ja palju sealt siis ka tagasi. Huvi selle vastu tunti. Need karmid sündmused, mis seal Valgevene poole peal toimuvad ja mu kõrval pildi peal on Aare Michelson ühel pool kätt ja Aare on nüüd pikaaegse Venemaa kogemusega ja pikaaegse Venemaal töötamise kogemusega. Ta on seda kogemust ka meil tulevikus jagamas ja ta ütles toredasti, ma ütlesin, et võta sõna ja räägi. Kuidas sa ütlesid, Aare, et kõik on liiga kuumad, et kohe sõna võtta või? Jah, kõik on liiga kuumad, et kohe sõna võtta. Ja alati tasub ära oodata, mida teised ütlevad, oluliselt suuremad kui me ise, sest kui vaadata seda lennuki juhtumit, siis tänase päeva situatsioonis, mis ma olen tähele pannud, on niisugune huvitav olukord tekkinud, et ühelt poolt prantslased veavad seda Valgevene vastast koalitsiooni, on esitanud kaebuse rahvusvahelisele lennutusametile, aga kell 10 maandus Bellavia lennuk Tallinna lennuväljal. Et väga huvitavad arengud saavad olema siin. Okei, järgime su õpetust ja jälgime hoolega neid arenguid. Ja Aare on meil väärtuslik lisajõud meie seltskonnas, nii et ta on peasekretäri nõuniku tiitlit kannab ning Aare poole tasub, kes Venemaa suunal tegutseb ja ka ida suunal tegutseb, siis Aare poole tasub pöörduda ja nõu kuulda ja head nõu saada, mitte ainult kuulda. Nii, me oleme oma juttudega ühele poole jõudnud. Loodame ikkagi, kavatseme juunikuuses veel 2 klubi juunikuuses teha ja rääkida on nii ühte kui teist ja ilmselt ka kuulata tasub, sellepärast et Kaja Kallase ähvardus, et tänavu suve ei tule, ta küll ähvardas natukene teistpidi, praegu siiamaani küll kipub täide minema, et näete, juuni on algamas, aga päevitust ei ole veel kellegi näol, on ainult külma lõdinat kuulda. Nii, elame veel ja järgmisel nädalal hakkab juuni, äkki tuleb suvi. Kõike head!